leppatrikud. Kas sa räägid, kas sinul olid nüüd leppatriinu paar päeva tagasi või? Jaa. Päris leppatriinu, nii imelik, mõni keset talve. Leppatrinud toovad ju õnne ka. Kuulsid? Vot kui äge. Tere, mida sa siis sööd siin täna? Mis see on, mis sa sööd? On see kaneelisai või? Ja mis sul siin on? Kakao vahukommidega. Kas need on sul lemmikud? Kas järgmine kord, kui tuleme, võtame jälle sama asja? Need annavad kindlasti sooja, on ju? Väikene vahukommi laks ka ennem järgmist etendust, et oleks energiat ikka rohkem. No õnnestus või? Oot. Siin on vist päris tore, on ju, Kassandra, sulle just meeldib? Viimased vahukommid veel. Lähme vaatame, kuidas elektrit tehakse. Lähme vaatame. Mis siin tegema peab? See on hüdroelektrijaam, tundub. Väga hea meel on teid näha, vaatan teil on kõigil ilusti rõõmsad näokesed. Miks ei peaks olema, on ju jõuluaeg. Aga vaadake, minuga on midagi lahti. See on väga piinlik või ma kohe ei julge niimoodi välja öelda teile. Vaadake, mina olen hakanud oma sees vigu tegema. See täiesti kohutav, saad aru, sest et arst ei tohi mitte ühtegi viga mitte kunagi teha. Mõni suvaline planetaariumi jänes. Tema võib teha neid vigu ette ja taha, aga arst mitte. No, vaadake, ma toon teile näite, seletan ära, miks ei tohi. Vaadake, 2 päeva tagasi tuli minu juurde karu Eduard ja kortis, et ta on siit tagant. No, siit. Saate küll aru. Väga hea. No, siit taga torgib. No, ma ütlesin, Eduard kallis, palun, lase püksid alla. Ta läks näost punaseks nagu tomat. Vaatas mulle otsa, punnis silmadega, ütles, hei, ära tee. Ei lase. No, vaadake, karu Eduard on meil küla kõige häbelikum elanik just. Ja siis ma pakkusingi talle välja, et Eduard, teeme nüüd niimoodi, et ma uurin sind kinniste silmadega. No ta oli kohe nõus, lasi oma püksid alla ja eks ma tegelikult natukene piilusin ka. No, vaadake, no siit on pehme, eks. Koht on pehme, põsed on ka pehmed. Ma võin juba eksida, kui ma silmad kinni seal midagi uurima hakkan. Ja muuseas, arsti teaduses tuleb vahepeal natukene luisata ka. Jah. Aga see on kõik ainult patsiendi enda huvides. Just nii, leidsin siis ülesse, et Eduardi vasakust kannikas pikutas üks kuuseoka. Tõmbasin selle niimoodi ettevaatlikult välja ja määrisin kipuvitsa Marja Leonist peale. No vaadake, ma olen seda 100 kordi teinud, aga seekord juhtus midagi ennekuulmatut. Küsisin Eduard, kas nüüd on parem? Ütles mulle, Ave, enam ei torgi, aga nüüd sügeleb ja kippitab.
Siis ma saingi oma peast aru. Ma olin ajanud segamini. Kipuvitsa Marja Tiutise kange kõrvenügede leotisega. Ma ju tean küll, et ei tohi vigu teha, aga noh, mida sa teed? Selline imelik tunne on kogu aeg sees ja siin ja siin ja siin ja siis silmade eest nagu läheb uduseks ja süda hakkab niimoodi prõmmima. Siis kui ise tahab. Mis te arvate, mis mul võiks viga olla? Mul on midagi südamega. Ole rauged. Nüüd nii häireb. Ei. No ega ma tegelikult vaatasin ju kõik need arstiraamatud läbi ja sain aru, et mul ei ole mitte ükski haigus ja aga sel hetkel mulle meenus, mida ammustel aegadel minu ema sosistas minu isale. Oli siuke väike jäneseprika, hästi uudishimulik. Mulle meeldis niimoodi ukse vahelt piiluda, mis need suured jänesed omavahel sosistavad. Ja siis mulle meenuski mu ema ütlus ja ma sain aru, mis minuga lahti on. Või no see ei ole tegelikult midagi lahti, see on päris tore. Aga ma ei saa teile seda öelda. Miks? No ma kardan, et te hakkate naerma minu üle. Ei hakka. Lubate jah? Lepime kokku, et ma ütlen teile ühel tingimusel. Ja kui te ei räägi sellest mitte kellelegi edasi. Lubate jah? Vaata, eriti nendele ei tohi rääkida, kes teie kõrval praegu istuvad. Just, nemad ei tohi kindlasti teada saada. Vaadake vasakule, nüüd paremale, vasakule, paremale, vasakule, vasakule. Ei ütlegi, aga jah, nüüd läksid oma sõna. Ma siis ütlen jah. Jah, nii. Doktor Ave on armunud, saate aru, varbotsest kõrvaotseni välja ja Adalbert teab, vaadake, jäneste kõrvad, näete kui pikad need on ja see tähendab seda, et jäneste armastus on veelgi pikem kui teistel loomadel. Ei, ma ei saa seda öelda. Ei saa. Ka veel ise ka ei tea seda. Mul on selline nägu peas, et sa läheksid kohe jookseksid tema juurde ja räägiksid ära ja no vaat, ma ei saa ikka teile midagi öelda. Ma võin nii palju öelda, et on jänes. Vaadake jänesed, nad on maailma kõige suurepärasemad. Ja, no kui ta nii väga palute, ma võin öelda, et ta nimi algab M-tähega. Nagu musi. Ja teine täht on I, nagu ilus. Mihkel on nii ilus. Aga rohkem ma ei ütle teile mitte midagi, äkki loodke ka üldse. Mihkel on ta. Sa ise ütlesid, et Mihkel on nii ilus. Mihkel! Pani selle kinni, jah. Aga hommikul tead ma, kui panin kookadena? ja ongi päev läbi. Sina sõid. Mina sõin porgandi kooki. Jalutame nüüd rongijaama, sõidame sellega ilusti parklasse ja koju tagasi. Peaaegu sama. Aga ja näiteks, mis sa sõid? Jogurt. Kas sa putru ka sõid või? Tore, putru peab ka sõima. Maasika, see on minu lemmik. Nii. Ma sõin lüstikussepiku koos või ja peetud. Prasju, jottega prasju. Muidugi näeme, nii mõned tulite. Tšau!